tere, minu nimi on Sydney ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Ühtlasi häid jõule ja ilusat vana aasta lõppu. Ma ei ole ühelgi aastal teinud sellist videot, kus ma oma eelneva aasta kokku võtaksin. Ma tean, et Maria Rannaväli vahepeal tegi neid iga-aastaselt. Igatsen. Bring them back, Maria. Ma mõtlesin, et ma tahan ka. Ma tahan ka teha sellist videot ja ma tahan ka oma aastast rääkida, sest 2025 on olnud väga huvitav aasta. Ja ilma pikema plämata hakkame otsast pihta. Ma panin selle listi oma camera rolli järgi kokku. Mul on iga kuu kohta mingid asjad, mida ma sooviksin highlightida, mis ma sellel aastal teinud olen ja siis jagan teiega natukene mõtteid ja pilte ja videoid nendest hetkedest. Oh my god, teeme video lõpus kokkuvõttena, et mina ütlen oma 2025 tipphetke ja madalaima hetke ja siis teie teete sama, aga te ei pea mulle seda madalamat hetke tegelikult ütlema avalikult. Te võite mulle seda lihtsalt kirjutada ja kommenteerige lihtsalt oma tipphetk. Püsigem positiivsed. Jaanuari tipphetk kindlasti oli see, et me käisime Kris Poisiga esimest korda stuudios. Ei viitsi ei saa laul sai alguse jaanuaris. See oli meie esimene kord eales elus stuudios käia, laulu lindistada päris stuudios, päris produtsent, kõik oli päris ja see oli väga äge, see oli väga hirmus, see oli meeletult hirmus, see oli tõesti nagu väga selline, et kuidas me siia saime, miks me siin oleme, kas me ikka oleme õiges kohas, kas meist üldse lugu peetakse sellises ruumis. Ja ma tegin hästi palju selle üle nalja ka, et need tiktokerid on siin stuudios, aga meist vist ikkagi peeti nagu lugu niivõrd kuivõrd, vähemalt mulle tundus. Jaanuari highlight oli kindlasti ka see, et ma hakkasin tervislikuks ja hakkasin trennis käima. See oli selle aasta üldse esimene nagu pool aasta minu jaoks väga tähtis. Ma väga jälgisin oma toitumist, ma väga jälgisin oma liikumist. See mõjutas väga mu füüsilist poolt, mu füüsilist tervist. Aga eelkõige, miks ma seda üldse tegema hakkasin, oli sellepärast, et ma tahtsin, et see mõjutaks mu vaimset poolt. Ja nüüd tagasi mõeldes, mul ei olnud selle aasta nagu nendel külmadel ja pimedatel kuudel mitte mingisugust seasonal depressionit. Ja ma olen täiesti kindel, et see oli sellepärast, et ma tegin asju, mis mu vaimsele tervisele olid head. Liigutamine, normaalselt söömine. Ja ma ei joonud peaaegu üldse alkoholiga, aga ma ei usu, et see midagi mõjutas. Mulle meeldib vein. Ja siis jaanuaris veel nagu viimased päris mitu aastat minu elus on olnud, on möödunud väga Eesti Laulu kulissides. Et Eesti Lauluga toimub hästi palju jaanuaris ja minu tööalased toimetused on väga seotud nende asjadega, nagu ka nüüd uuel aastal. Klišerke Max Eurovisioonile! Ja see on alati tore. Mulle kõik see Eesti Laulu maailm alati väga meeldib. Ma olen suur fänn ja mul on hästi tänulik tunne alati seal keskkonnas olla. Ja jaanuarid on alati minu jaoks väga suksed Eesti Laulu kuud. Liigume edasi veebruarikuusse. Kogu mu camera roll veebruarist on Eesti Laul. Nagu ma mainisin, jaanuarid mööduvad Eesti Laulu seltsis, aga veebruarid mööduvad veel rohkem Eesti Laulu seltsis. Eriti nüüd, kui Eesti Laul on veebruaris. Igasugused proovid, igasugused võtted, igasuguseid ülipalju asju Eesti Lauluga seosnevalt ja reaalselt terve mu veebruarikuu camera roll ongi Eesti Laulult. A pluss üks asi, mis ei ole Eesti Lauluga seotud. Ma olin veebruaris Benny Blancoga samas Zoomis. Aha, mina ja Benny Blanco zoomisime. Jah, okei, seal oli veel mingi 120 inimest peale minu, aga kas sina olid seal samas Benny Blanco Zoomis? A mina olin Märtsis toimus selline asi nagu Eesti muusikaettevõtluse auhinnad, EMEA. Ja see on nagu, kui on Eesti muusikaauhinnad, mis on suunatud artistidele, muusikutele, siis on EMEA, mis on suunatud nendele inimestele, kes selle kõige taga on. Plaadifirmad, tiimid, kirjastused, kõik, kes töötavad selle nimel, et seda mussi, mida emal tituleerida, et seda üldse eksisteeriks. Ja meie tiim võitis EMEA-l auhinna aasta muusikaturundus ja või kommunikatsioonitegu. 5 – Eurovisioonil. Väga isekalt võtan selle auhinna endale. Väga isekalt ütlen, et mina võitsin selle auhinna. Mina ja Stella. Stella teeb Eesti Laulule sotsiaalmeediat. Ja kõik, mis te nägite Eurovisiooni ajal 5 – sotsiaalmeedias, Eesti Laulu sotsiaalmeedias, kõik on filmitud, monteeritud ja postitatud minu või Stella poolt. Ja me saime sellest auhinna. See läks mulle nii korda. Ma nii kartsin seda, kui me nominatsiooni saime. Siis ma mõtlesin küll, et need kõik teised nominendid, kes seal olid ka väga ägedad. Olid väga ägedaid asju teinud nagu muusikaturunduse maailmas. Aga 5 – Eurovisioonil oli päris epic. Meie kohta isegi tweetiti. Ma täpselt tweete ei mäleta, aga ma panen selle siia ekraanile. Ühesõnaga kiideti. Kui keegi Twitteris midagi ilusti ütleb, siis on asjad hästi. Seda auhinda mul siin praegu võtta ei ole, see on meil kontoris, aga mingi hetk ma võtan selle kindlasti endale. Kas siis loaga või salaja, aga see tuleb minu koju. Märtsis ma surusin ka Prince Williami kätt. Nii on. Ma piltidega ei teinud, sest ma ei julgenud. Ma olin üksinda seal järjekorras ja seal olid mingid klassid ja nagu hästi palju inimesi ja ma ei tahtnud üldse tähelepanu endale tõmmata ja siis ma olin seal mingi salli ja mütsi
ja talvejopega mingi ärge vaadake mind. Ma olen natuke awkward. Aga ma surusin Prince Williami kätt ja siis ma ei pesnud seda kätt natuke aega. Ja märtsis ma tegin veel ka filmi debüüdi. Ma olin Jan Uuspõld läheb koju filmis, avatseenis ja minu nägu oli kinoekraanidel. See oli mu filmi debüüt. Arvake, mis te tahate sellest filmist. See oli minu filmi debüüt ja see on Eesti ja maailma kõige parem film, sest Sydney Thompson oli seal filmis. Aprill, väike naljakuu. Aprillis nägin ma esimest korda Sabrina Carpenteri. Ma olen Sabrina Carpenteri fänn väga mitu aastat olnud. Alates sellest, kui ta Disney Channelil Girl Meets World sarjas oli. Ma olin teismeline, armastasin seda sarja. Sellest ajast saati olnud Sabrina fänn. Ja teda laivis näha oli nii äge. Me käisime Eroliga koos seal kontsertil. See oli mega kontsert. Ja nüüd aasta lõpupoole ma sain isegi Ringvaates rääkida sellest kontserdist. Ma käisin Ringvaates see aasta. Tõttan praegu asjadest ette, aga käisin ja. Aga Sabrina kontsert oli awesome. Ja Sabrina on üldse lihtsalt nii nagu mõeldud selleks, mida ta teeb. Ja mul on ülihea meel, et mul oli võimalus olla osa ühest tema showst. Aprillis me ühtlasi tegime ka laulu edasi. Meil oli teine sessioon ja see oli esimene sessioon, kus Emily kaasatud oli. Ja selles aprilli sessioonis me salvestasime minu salmi. Me kirjutasime ja salvestasime minu salmi. Jep, selle iconic salmi me tegime aprillis. Aprillis avanes mul võimalus käia esimest korda Euroopa Parlamendis ja komisjonis. Mõlemas. Ja meil oli võimalus kuulata, kuidas Eesti parlamendi liikmed jutustavad oma tööst. Nad olid sükses nagu väikses toas, käisidki meie Eesti satsile rääkimas, et mis nad oma igapäevasest tööst teevad. Me saime küsimusi küsida, nad vastasid ja mul on selle kohta terve video ka, nii et kui te tahate seda vaatama minna, siis tehke seda. Väga palju huvitavat ja informatiivset infot sai seal ja ma väga ootan, et uuesti minna Brüsselisse parlamenti ja või komisjoni, sest mulle läks väga korda see reis. Ja ma tunnen, et ma õppisin väga palju sellel reisil. Aprillis käisin ma ka oma teise suure lemmiku kontserdil, Billie Eilishi kontserdil. Ja ausalt öeldes ma olen käinud Billie Eilishi kontserdil nüüd 3 korral. Ja iga kord ma ütlen, et issand jumal, see Billie kontsert on nagu üks parimaid kontserte, kus ma käinud olen. Ja siis ma lähen ta järgmisele kontserdile ja see on veel parem kui eelmine. See on haige, see mutt on loodud kontserditele. Ta muidugi ise räägib seda ka, et ta lihtsalt armastab esinemist ja nagu show'd. Ja ta on sellest nii hea ja see Billie Eilishi kontsert Hit Me Hard and Soft Tour on lihtsalt, see oli hämmastav, see oli nii lahe. Ainuke miinus oli see, et ma saatsin Billile DM-i ja ta ei vastanud mulle. Ma tahtsin teda nagu natuke sebida, sest ta ei tahtnud mind vastu. Ja aprillis ma tegin ka triibupastaga pilti. Mais ma korraldasin Eurovisiooni ühisvaatamise oma semudele, kus kõigil oli kohustus tulla kostüümis kohale. Ja selle raames sain ma ka oma elu kõige viraalsemad TikTokid. Tegin 2 TikToki seal, millel on mõlemal üle 1 miljoni vaatamise. Megalt like. Issand, see oli tore õhtu. Selle Eurovisiooni ühisvaatamise korraldamine. Mulle nii meeldis see, mulle meeldis meisterdada neid kaunitsusi, mulle meeldis küpsetada asju. Mulle meeldis Eurovisiooni koos oma sõpradega vaadata samal ajal, kui me kõik olime kostüümis. Eurovisiooni kohta nii palju, et ma ei ole väga nendel teemadel sel aastal siin praegu sõna võtnud. Paaril põhjusel. Esiteks ma lihtsalt olen niivõrd kuivõrd seotud Eesti lauluga, aga teiseks ma ütleks niimoodi, et I haven't been silent, I have been silenced. Sest iga kord, kui ma midagi nagu selle Iisraeli teema kohta ütlen, siis ma satun rünnaku ohvriks. Ja mulle väga meeldib rahu ja vaikus. Ma ei jaksa seda rünnakut jälle vastu võtta. Aga ärge muretsege, küll ma sellel teemal rääkima ka hakkan. Ma ei kavatse igavesti vaikida, lihtsalt praegu ma tunnen, et see teema on nii kuum. Ma tean, et mind lihtsalt rünnatakse. Tondipüüdjate comeback oli mais. Nii tore. Tondipüüdjate filmimised on alati ühed mu lemmikud. Mul on alati nii hea meel neid filmida ja teha. Ja et sul on nagu see võimalus hängida toreda satsiga ja mais meil oli tondipüüdjatel kaasas Hensu Gusta. My Sheila! Oh my god! Ma mõtlen sellest nii tihti, kui väga ma igatsen Hensu Gustat. Ma igatsen Hensu Gustat kui YouTuberit alati. Ta võib teha iga päev video ja ma ikka tahaks rohkem. Ma igatsen Hensu Gustat kui inimest. Ma igatsen Hensu Gustat lihtsalt üldiselt. Hensu Gusta on kingitus meie maailmale. Ta on kingitus Eesti riigile. Ma lihtsalt tahaks südamest nii väga, et meie teed ristuksid rohkem ja mitte kord-paar aastas. Ja mais me tegime veel Ei viitsi ei saa laulu edasi. Juuni. 1. juunist mina lõpetasin tervisliku toitumise ja trenni tegemise. See oli nagu kohe. Juuni jõudis kätte ja ma olin mingi fuck this shit. Ma hakkan sööma tahvelšokolaadi iga õhtu. Ma ei käi kordagi jõuksis ja ei käinudki. Ei käinud terve suve vältel ja sõin tahvelšokolaadi terve suve vältel põhimõtteliselt iga õhtu. I loved it. Issand, aga see oli nii tore aeg. Kuigi ma nagu nägin seda küll, kuidas see, et ma nagu trenni ei teinud, mõjutas mu vaimset seisundit väga ja ma mõistsin, et uuel suvel ma niimoodi teha ei saa, et ma nagu üldse trenni ei tee. Ma küll jalutasin ja ujusin suvel palju, aga nagu päriselt trenni teha ma pean tegema, sest et ma lihtsalt vaimselt nagu ei kannata ära seda. Aga
aga sinna trenni ajamine on nii raske. Ma ei ole jälle mingi üle 6 aja käinud. Ärme räägi sellest, please. Juunis ma viisin ka oma kaaslase tema Hall Passi kontserdile. Ehk siis me käisime Tate McRae kontserdil Stockholmis. Tate McRae kontsert oli mega. See mutt on ka, miks ma mutt neile kõigile ütlen, nii ebaviisakas. Esiteks nad on kõik minust nooremad, kellest ma siin praegu räägin. Okei, Sabrina on natuke vanem. Aga nad on kõik minust nooremad ja ma mingi, see mutt oli nii lahe. Selle muti kontsert oli veel ägedam. Nad ei ole mutid Sydney, nad on noored naised. Tate McRae, see noor naisterahvas on ka lavadele mõeldud. Oh my god, mina ja mu kaaslane oleme seal samal kontserdil ja me ei vaadanud üksteisele otsa ka. Terve selle kontserdi vältel minu silmad olid Tate McRae peal, tema silmad olid Tate McRae peal ja kõik. Meil oli jumala me oleks võinud sama hästi lihtsalt täiesti võõrad inimesed seal kontserdil on. Imagine Dragonsi kontsert oli ka juunis. See oli ka väga äge kontsert, mulle väga meeldis. Kahju ainult, et ta seda särki seljast ära ei võtnud. Et see oli minu arust nagu kollektiivselt kogu Eesti rahva eeldus ja ootus ja lootus, et Imagine Dragonsi laulja tuleb lavale ja ta tõmbab selle särgi seljast ära, sest kas te olete näinud neid muskleid? Aga ta ei teinud seda. Ta ei teinud. Okei, võib-olla meil Eestis tõesti on nagu veits külm on ja siis sa ei võta selle pärast särki ära, aga samas nagu, kas see on piisav põhjus? Ma ütleks, et ei ole. Ja ma arvan, et ta oleks pidanud ikkagi selle särgi seljast ära võtma. Mina ja kogu ülejäänud Eesti rahvas arvame niimoodi. Justin Timberlake'i kontsert oli ka juunis, aga see oli siukses padukas see kontsert, et mul ei ole enam ühtegi videot telefonis alles sellest kontserdist. Ma üldse filmisin seal äkki mingi 2 videot, sest et see lihtsalt see vihm oli õudne. Aga Justin Bieberi kontserdi raames esiteks oli mul võimalus kohtuda ta soojendaja Norra lauljatari Dagniga. See ei ole veel kõik. Juunis ma kohtusin esimest korda elus Kaspar Vangiga! Ja Kaspar Vang oli päriselus täpselt nii tore. Valetan. Veel toredam, kui ma arvasin, et ta on. Ma olen teda pikalt sotsmeedias jälginud. Ma olen pikalt olnud Kaspar Vangi fänn ja mul oli nii hea meel, et ma sain temaga päriselt kohtuda. See oli nii tore. Tere, Kaspar. Tere. Kaspar oli meie tänase osa spioon. Ja me ütlesime hommikul, et sa oled uus osaleja ja siis praegu tuli välja, et tegelikult on hoopis kohtunik. Kaspar valib oma lemmiku, keda ei visata saatest välja. Ta on nii sweetheart, ta on nii sooja hingega ja nii siiras ja nii naljakas ja nii tore ja lihtsalt ma ei suuda ennast tagasi hoida, kui keegi inimene on lihtsalt üdini positiivne ja üdini roheline lipp. Ma armastan inimesi, kes on üdini rohelised lipud ja Kaspar Vang on läbi ja lõhki roheline lipp ja sellist asja ei juhtu tihti. Mul on oma nimekiri meessoost isikutest, kes on õigustega. Kõik mehed ei ole õigustega. Et saada minult see tempel külge, et sa oled õigustega mees, nõuab päris palju. Ja teate, kust inspiratsiooni võtta, et kuidas olla õigustega mees? Kaspar Vang. Kõik, mis Kaspar Vang on ja mis ta teeb ja kuidas ta eksisteerib, on õigustega. Aitäh minu TED Talki kuulamast. Liigume edasi juulisse. Juuli põhisündmus igal aastal on Beach Grind, baby. Mis ma siin ikka ütlen? Beach Grind on mu lemmikfestival üldse Eestis. Beach Grind peab olema osa minu aastast. Ma ühe korra jäin Beach Grindist ilma ja see oli natuke kurb. Ma olin küll Itaalias ja see ei olnud kurb Itaalias olla, aga Beach Grindist ilma jääda on kurb. Ja nüüd ma ei soovi eales enam Beach Grindist ilma jääda. See toimub Pärnus, see toimub mu kodulinnas, kõik lihtsalt selle ümber on äge. Mulle meeldib olla Pärnus. See lihtsalt, I love Pärnu suvi, I love Beach Grind ja ma näen teid Beach Grind ja Beach Grind me kohtume veel. Me kohtume iga aasta. Iga aasta on Sydney Beach Grindil kohal. Juulis ma käisin ka Pärnu vetel paadiga sõitmas. Mitte enda paadiga, see Brantsi papsi paad, aga see on alati lahe. Ma kord nagu suvel olen 2 aastat järjest saanud paadi peale ja see on väga äge. Juulis ma tähistasin ka 3 aastat suhtes olemist. It was crazy. See on niimoodi läinud lihtsalt nipsust. Ja kui sul on tore ja tervislik suhe, siis see aeg kuidagi lihtsalt lähebki ja sa naudid oma olemist teise inimesega, kellega sul lihtsalt on nii tore. Augustis me käisime jälle Eroliga kontserdil. Kendrick Lamar ja Sõsa jälle Stockholmis, nagu ma kõik eelnevad kontserdid olen olnud Stockholmis. Nende kontsert kestis reaalselt peaaegu 3 tundi, aga see oli epic, see oli ülilahe kontsert. Meie kõrval muidugi seisis mingi paarike, kes reaalselt nagu Snapchatiga filmis terve kontserdi ülesse. Nagu neil sai Snapis see video täis, nad ruttu saatsid ära, salvestasid ja panid uuesti filmima. Ja nii terve kontsert on neil Snapchatis olemas. Jesus! Aga väga lahe kontsert oli. Väga soovitan Kendrickut ja Sõsat nagu laivis vaadata. See oli epic, see oli väga epic. Augustis me tegime jälle laulu ja kusjuures see vist oli meie viimane sessioon. Kui ma nüüd ei eksi, siis selles augusti sessioonis me saime meie laulu valmis. Ja augustis me filmisime Suunamudijate tuleb Provisaaria. See oli ka nii tore. Nagu alati kõik, mis me selle saate tiimiga, kõik asjad, mis me teeme. Me
oleme nüüd 3 hooaega teinud Kõige paremat kaaslast ja siis nüüd 1 hooaeg Suunamudjate tuleproovi. Need on alati mul lihtsalt lemmikud ajad, nagu me oleme vist 5 suve järjest koos mingit asju teinud. See on täpselt see, mida ma olen tahtnud alati teha ja mida mulle meeldib teha ja milles ma tunnen, et ma olen hea ja arenen iga aastaga. Ja kui te ei ole veel Suunamudjate tuleproovi vaadanud, siis Go3-s te saate seda teha. Minge kindlasti vaadake, see on mu kõige lemmikum saade, milles mul on siiani olnud au osa olla. Ma jumaldan seda saadet, see on nii naljakas, see on nii lahe, see on nii teistsugune, see on nii vägev ja need inimesed seal on ka nii lahedad. Nii et minge vaadake Suunamudjate tuleproovi Go3-s. Vaadake see video lõpuni ja siis lähete ja panete play! Play Battle of Influencers right now! September, sügise esimene kuu september. Mul niimoodi enda isiklikus elus väga midagi erilist ei toimunudki. Septembris oli hästi palju tööalaseid võtteid, kus ma käisin. Oli Klišeriko ja Maxi albumi, Club Schlager albumi kaanefoto pildistamine. Seal oli äge. Ma olin siis just nagu tervislikuks hakanud uuesti. Seal oli nii palju häid snäkke, mingeid krõpsu ja asju, et see tervislikkus nagu jäi pausile sellel päeval. Villem Trillemi ja Liis Lemsalu, Kas tuled ka musa videovõte oli septembris, see oli ka üliäge. Ma sain esimest korda Liis Lemsaluga nagu pikemalt ühes ruumis olla kui väike tere, ma olen su suur fänn. Ja siis ta on mingi tere Sydney ja siis ma olen mingi sa tead mu nime. Ja no Villem Trillem on vana homie. See on mingi thing. Ma reaalselt nii palju name dropin Villem Trillemi nime oma videotes, nagu me oleks bestest friends. Ei ole. Ma lihtsalt olen väga suur fänn. Ja iga võimalus, kui mul on öelda, et Villem Trillem on lahe ja äge, siis ma teen seda. Ja 5- 10 aasta kontserdi promo shoot oli ka. Tulge järgmine suvi, 17 juuli, kui ma ei eksi, on 5- 10 aasta kontsert Tartu Laululaval. Mina olen seal kindlasti kohal. Tuleb mega äge kontsert. Ma olen täiesti kindel selles. Ja The Floor, sisuloojate eri oli ka septembris. Või no me filmisime seda septembris. See oli mega vinge. Siukseid asju võiks rohkem olla. Kui sind pannakse kamba sisuloojatega ühte satsi ja sa näed nagu kõiki oma kolleege korraga ühes ruumis, see on nii tore. See on nii tore. Ma olen igatsenud seda, et sisuloojatel oleks selline ühtne kommuun ja ma tunnen, et selle nagu sügisega eriti me oleme väga sinna poole liikunud, et see kommuun tuleb tagasi ja et sisuloojad on rohkem ühtsem kamp ja me teeme asju rohkem koos. Mul on nii hea meel seda näha ja eriti, et nagu need uued, kes peale tulevad, võtavad väga teisi kampa. See on äge ja mul on hea meel, et me liigume selle poole, et sisuloojate kommuun on ühtne. Oktoober! Ma isegi ei pannud siia endale seda kirja, aga mul oli sünnipäev oktoobris. Aga see sünnipäev oli nagu see on mu jaoks üldse mingi suur asi. Ma ei tähistanud oma sünnipäeva. Ausalt öeldes ma unustasin selle pidevalt ära, et ma kohe vananen. Siiamaani ma nagu unustan vahepeal ära, et ma olen aasta vanem, kui ma arvan, et ma olen. Et see 26 tuli kuidagi ülilambist. Ma ei pööranud sellele mitte mingit erilist tähelepanu. Oktoobris me käisime Lady Gaga kontserdil. See oli kindlalt 100% selle aasta kõige parem kontsert ja isegi ütleksin, et üldiselt kõige parem kontsert, kus ma eales käinud olen. Lady Gaga võtab selle krooni ilmselgelt. Ta on Lady motherfucking Gaga nagu. Muidugi sa lähed tema kontserdile ja sa tuled sealt ära nii suure lihtsalt elevuse ja hämmastusega. No ilmselgelt ta ei tulnud nalja tegema. See on Lady Gaga ja ma ei kahelnudki selles. Ma olin kindel, et ma saan oma elu parima kontsertelamuse ja ma saingi. Lady Gaga kontsert. Oh my god, ma ei suuda nagu lõpetada sellest mõtlemist või sellest rääkimist. Ma pean nagu teraapiasse minema selle peale, kui äge oli Lady Gaga kontsert. See ei olnud kontsert, see oli show, see oli etendus. Oktoobris me filmisime Ei viitsi, ei saa muusikavideot. See oli ka mega rets. Ja mul on nagu tagasi mõelda, sest nii hea meel, et kõik, kes seal olid, üldse tulid sinna ja et olid osa sellest. Ja kogu see nagu produktsioonitiim, kes meil oli nii tore ja nii endale ka juba tegelikult nagu semuks saanud inimesed, et see oli tore teha seda inimestega, keda ma juba mingil määral tean, et meie sõbrad, meie sisuloojatest sõbrad tulid ka kampa ja olid osa sellest muusikavideost, see oli ka nii äge, aga ma olen terve selle video vältel siin praegu ainult ninnu näinutanud, kõik on nii tore, kõik on nii äge, kõik on nii lahe. Ma just praegu otsustasin, nüüd on aeg expose ida. Nimelt, pidi meil olema muusikavideos sponsor. Me kirjutasime päris mitmele nagu ettevõttele, et kas te tahate sponsoreerida seda, sest musavideo tegemine on kallis, see on väga kallis lõbu. Ja kui sul on sponsorid, siis nad katavad mingi osa sellest kinni. Üks meie sponsoritest pidi olema joogibänd Garage ja Garage ütles samal päeval, paar tundi enne, kui meie muusikavideo võte algas, et me ikkagi ei soovi olla osa sellest projektist. Samal päeval me olime arvestanud sellega, meil oli nagu skripti kirjutatud, kuidas Garage'i esitletakse seal muusikavideod. Me julgesime teha ägedama muusikavideo, sest meie eeldasime, et Garage on üks nendest sponsoritest. Nad ei väitnud vastupidist kunagi. Enne muusikavideo võtet nad mingi nädal aega ei vastanud mulle. Ma saatsin ülimitu meili, ma oli mingi, et kuulge, et mis värk on, miks te nagu ei vasta mulle, on ja siis samal päeval
päeval, kui me musavideot filmime, paar tundi enne seda algust, nad kirjutasid, et me ei soovi olla osa sellest projektist. Ja ausalt öeldes, käige reaalselt, sorry, not sorry, nõme asi, mida teha. Niimoodi lihtsalt nagu puhtalt ignoda, nõme. Nii et kui keegi sisulooja vaatab seda videot praegu ja teile on koostööpakkumine näiteks tulnud, siis ma ei tea, mina ei soovita. Ja see ei ole suunatud Garaaži emabrändile. Garaaži emabrändil on väga palju tooteid, mida ma armastan, millega ma olen koostööd teinud, mida ma tarbin, aga Garaaž, mina ei tea, kes inimene seda asja handle'ib, aga see oli väga nõme, kuidas sa meie situatsiooni handle'isid. Ma olen enda sees seda hoidnud nii kaua. Ma oleks nagu raskusel praegu maha läinud. Ma olen oma suud kinni hoidnud sellel teemal nii kaua. Lihtsalt selleks, et igaks juhuks, et ei taha ju tegelikult nagu mingit jama, et ma tegelikult on rahulik ja tore ja viisakas inimene ja mulle ei meeldi nagu mingid tülid ja asjad. Ma tõesti on raskusel olnud langenud nagu. Aga oktoobris me mängisime ka väga palju Minecrafti. Sisumaa projekt oli. See Krissi pilt siin kõrval. I said I would never fall unless it's you I fall into. Ja oktoobri lõpus me andsime meie singli välja. Ma ei suuda siiani uskuda, et mida me selle singliga nagu tegime. Et millise jälje me popkultuuri jätsime. See on crazy. Ja et mina olen üks nendest inimestest, kes seda tegi. Ja et ma sain seda teha Chris Boysiga. Et see oli nagu meie... See on kõige lahedam asi, mida ma olen kunagi teinud. Ja et see päriselt läks Spotify number 1. Mul on üks päeviku sissekanne. Ma panen siia vahele ühe klipi oma päeviku sissekandest ja selle ma kirjutasin enne, kui me üldse stuudiosse olime läinud. Mina oma vaimusilmas manifesteerin number 1 laulu Eestis ja kogu riigi ülevõtmist. On aeg näidata kõigile, et ma ikka sleimutt ja kõva girlboss. Music industry, I'm coming for you! Novembris ma käisin oma elu esimesel suurel filmi esilinastusel. Aitäh, hea film, et te mind sinna saatsite. Aitäh, et te mulle siukse võimaluse andsite. Aitäh, et te minu peale mõtlesite üldse. See oli nii lahe. Mul on sellest ka terve täispikk vlog. Nii YouTube'is kui ka TikTok'is. See on väga äge asi, mida ma teha sain. Ma nägin Colman Domingot päriselus. Ma nägin Glenn Powelli päriselus. Ma nägin Edgar Wrighti päriselus. Ma nägin Tom Cruise'i päriselus. Ja et ma käisin päris Vaiba üritusel Hollywoodi filmi esilinastusel. See ei mahu mulle pähe. Ma olen lihtsalt väike tüdruk. Ja siit ka väike inspiratsioonikilluke, et kõik ruumid, kuhu te sisse astute, olge lugupidavad ja olge tänulikud. Ja need 2 asja viivad teid elus kaugele. Kui nad ei ole sinu vastu lugupidavad, siis võid nähvata ja siis ei pea olema lugupidav. Aga üldiselt, miks ma olen saanud oma saatejuhi unistust täita nii mitu korda, on see, et ma olen seal situatsioonis nii lugupidav ja nii tänulik selle eest, et mul üldse see võimalus on. Ja ma lihtsalt tahaksin teile seda sama nõu anda. Ja novembris tuli meie saade Suunamudjate tuleproov ka välja. Go3-s Suunamudjate tuleproov. Kui ei ole veel näinud, minge vaadake. Ma juba rääkisin, kui äge saade see on ja kui hea meel on mul see, et ma üldse sain osa sellest olla ja et see on mu lemmiksaade. Ja nüüd me oleme jõudnud ringiga detsembrini. Detsembris nüüd alles oli Sisumaja grand opening ja mina ei ole nagu Sisumajas. Ma ei ole osa Sisumajast. Aga miks ma seda välja toon ongi jälle sellepärast, et see on miski, mis sisuloome kogukonda ja sisuloojaid ühendab ja mul on hästi hea meel. Kuradi mad respect Chris Boysile. Aplaus Chris Boysile lihtsalt eksisteerimise eest reaalselt. Sisumaa ja Sisumaja ja kõik, mis ta teeb, on selleks, et inspireerida teisi ja ühendada kogukonda. Ja ta striimib ja ta kutsub teisi sisuloojaid enda striimidesse ja ta läheb alati teiste striimidesse ise ka. Ja ta teeb asju, mis toob seda kogu kogukonda ühtsemaks ja mul on nii hea meel, et Chris Boys eksisteerib. Kui ma enne tegin siin pika vestluse Kaspar Vangist, et Kaspar Vang on üdini roheline lipp ja õigustega mees, siis Chris Boys on täpselt samamoodi. Ma vahepeal taban ennast niimoodi, et ma nagu istun lihtsalt niisama ja järsku ma hakkan mõtlema sellele, et kui vägev on Chris Boys ja kui hea meel mul on, et ma saan Chris Boysi tunda ja et ma saan Chris Boysi oma sõbraks kutsuda. Mul on nii tohutu austus Chris Boysi kui inimese, Chris Boysi kui sisulooja vastu ja ma lihtsalt loodan, et tal ei juhtu kunagi mitte midagi halba. Kõik ta unistused täituvad. Ja teate, mis veel detsembris või? Ma ostsin endale iPadi ja ma olen täiesti iPad-kid. Selle ma joonistasin ise. See on minu iPadi taustapilt. See on siuke natuke jõulune on ju. See on minu siuke jõulune
homescreen on ju, ma joonistan siin ülipalju. Näiteks eile ma joonistasin sellise asja. Vaadake, need on nagu diskopallikirsid. Üks nagu suuremaid projekte siin praegu on Delightful Derek. Tema värvimise ja nagu detailidega läheb 100 aastat aega. Ta ei ole veel lähedalgi valmis, aga siis vahepeal, kui ma tunnen, et okei, nüüd ma tahan nagu süveneda ja Delightful Derek, et see on peavalu seda teha. Ma mängin Robloxi siin niimoodi, et enne magama minemist ma lähen voodisse ja mängin Robloxi. I love my iPad! Ausalt öeldes ma ei jõua ära oodata, et see video kinni panna, et ma saaksin oma iPadis istuda. Ja ma vahepeal istun siin niimoodi, et ma nagu siin samas diivani peal, mul telekas midagi käib, on ju. Mul on iPad käes, joonistan ja teen asju siin ja siis ma vaatan kella ja tunde on mööda läinud niimoodi, et ma ei ole arugi saanud. Ja veel detsember, issand, ma lähen Ameerikasse. Praegu, kui ma seda videot filmin, siis ma ei ole veel Ameerikasse läinud, aga ma tean, et sellest tuleb imeline reis. Ma olen nii valmis. Ma kavatsen ennast täiesti ülejäänud maailmast välja lülitada. Ma lähen oma õdede, oma emme ja oma vanaemaga reisile. See on nii tore. Ma olen ainult oma vanaemaga reisil käinud, aga oma emme ja õdedega ma ei ole käinud ja nüüd ma saan minna. See on tore ja me lähme palmi alla ja seal on päike. Seal on päike! Kell on praegu 4. Õues ei ole ammu enam päikest olnud. Täna reaalselt minutiks vist päike paistis. Ma lähen Ameerikasse, seal on kogu aeg päike. Selleks hetkeks, kui teie seda videot vaatate, siis mina olen Ameerikas, elan oma parimat elu ja ärge muretsege, ma kavatsen sealt kindlasti videoid ka teha, sellepärast ma sinna natuke lähen ka, sest et ma tean, kui väga teile meeldivad Sydney Ameerika videod. Nii et kui teil on mingeid nagu täpseid asju, mida te Ameerikast näha tahate, siis te võite mulle kirjutada ja teada anda. Ma kavatsen minna crumble cookid sööma ja ega mul rohkem plaane ei olegi. No minu aasta tipphetk oli 100% see, et meil on laul. Meil on Chris Boysiga laul. Ei viitsi, ei saa. Kõik selle ümber, kõik sellega seosnev on minu selle aasta tipphetk. Ma arvan, et mu selle aasta kõige õnnelikum päev oli see päev, kui Ei viitsi, ei saa välja tuli. Meie laul tuli täna välja ja inimestele nii meeldib ja mulle ka nii meeldib ja ma olen terve päeva olnud nii rõõmus ja nii õnnelik ja kogu aeg rõõmust hüpanud ja naeratanud. See on lihtsalt uskumatu, see on lihtsalt täiesti uskumatu. Meil ei ole lihtsalt laul, meil on päris laul, päris muusikavideoga, päris produtsendiga, päris laulukirjutajaga. Päris master versiooniga. Meil on mix, meil on master, meil on demod, meil on kõik, see on kõik nii päris. Ja inimestele meeldib ka. Ja selle aasta madal hetk, eks neid on olnud küll, ma nagu vahepeal olin päris depressed. Mul oli vahepeal, arvasin, et ma suren ära. Mul oli kõhu peal, naha all, siuke nagu suur kõva tükk. Ma arvasin, et nagu nüüd mul on läbi ka, et minuga on kriips peal. Kus ma läksin emosse ja siis oli lihtsalt suur rõve mädapunn, mis mul naha all oli. Ja siis üks ilus noormees arst. Oh my god, ta oli nii ilus arst. Ta pidi must rõvedat massiivset mädapunni pigistama ja ma mõtlesin seal, et ei, miks tema? Aga see on okei, see on ta töö. Thanks sulle pruunide silmadega ilus arst, kes mu elu päästis. Aitäh, et sa olid möödunud aastal minuga. Kui sa vaatasid ühe video, kui sa ei vaadanud ühtegi videot, aga mõtlesid, et Sydney tundub päris okčik, siis ma ka tänan sind. Ja kui sa vaatasid kõiki videoid, siis mul on eriti hea meel. Ja üldse selle möödunud aasta võib-olla kõige nagu kokkuvõtvam sõna minu jaoks ja emotsioon on tänulikkus. Hästi palju ägedaid asju olen saanud teha ja ma loodan, et uuel aastal ma saan veel ägedaid asju teha. Andke mulle siis all kommentaarides teada, mis teie selle aasta tipphetk oli ja ma näen teid järgmises videos. Props Ameerikas, palmi all. Häid jõule ja ilusat vana aasta lõppu. Tšau!